Tere õhtust, austatud Pereraadio kuulajad! Alustame siin raadios uut saatesarja, mille nimeks on Ortodoksia. Saatejuht olen mina, Kristo Parts. Selles saatesarjas on mul plaanis teile tutvustada erinevaid õigeusu kiriku teemasid. Esimeseks teemaks olen valinud pühakud. Kuid enne veel, kui asume pühakute teema juurde, on mul hea meel teile teatada, et lisaks minule räägib teile saate teises pooles preester Jüri Ilves õigeusu kiriku muusikast. Jutu vahele pakun ma teile kuulata nii kreeka kui eestikeelset õigeusu kiriku muusikat. Kes on pühakud? Pühakud on inimesed, kes uskusid Jumalasse ning pühendasid kogu oma elu Jumala käskude täitmiseks erineval viisil. Hoidsid muutmatult alles õiget kirikuõpetust. Läbi selle pääsesid nemad taevariiki, kus palvetavad meie maapealsete inimeste eest Jumala aujärje ees. Lihtsalt ja lühidalt võib öelda nii. Kui me tahame pikemat seletust selle kohta, kes on pühak, siis võib-olla jäämegi seda otsima. Üldiselt on nii, et pühakuks nimetatakse neid inimesi, kelle kirik on pühakuks tunnistanud ehk kanoniseerinud. Algkristlikus kirikus oli ainsaks kriteeriumiks, et kedagi pühakuks tunnistada, kohaliku uskliku rahva äratundmine, et see inimene on pühak. Algkristlikus kirikus ei teostatud pühakuks kanoniseerimist. Usklik rahvas näitas üles algatust, et selle või tolle võib pühakuks nimetada. Järgmistel sajanditel see tõekspidamine üldjoontes ei muutunud, kuid kirikujuhtide poolt võetakse otsustamisel teadmiseks pühakuks kuulutatava õige usk, tema püha elu või märtri surm ja imede korda saatmine. Imede korda saatmist ei loetud ilmtingimata hädavajalikuks kriteeriumiks. Esimestel sajanditel oli kahte liiki pühakuid, märtrid ja usutunnistajad. Veidi hiljem lisandusid ka need, kes paistsid silma oma vaga ja jumalakartliku eluga. Kuni teise sajandini nimetati kõiki kristlasi pühadeks. Apostel Paulus ütleb oma esimeses kirjas korintlastele 14. peatükis 33. salmis. Sest Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal, nõnda nagu on kõigis pühade kogudustes. 14. sajandil toimuvad muutused pühakuks tunnistamise korras. Peale selle, kui kohalik kirikurahvas tunnistab kellegi pühakuks, eelnevate kriteeriumite alusel, teeb oma otsuse ka piiskopide kogu ehk püha sinod. Määratakse kindlaks pühaku mälestuspäev, maalitakse temast ikoon ja tema säilmed asetatakse avalikult välja. Alles siis on tunnistatud keegi üleilmse kiriku pühaku. Siinkohal kuulaksime ühe laulu hommikusest jumalateenistusest, milles meenutatakse palju erinevaid pühakuid ja palutakse nendelt eestpalveid. Arvan, et see sobib sisse juhatama meie pühakute loo sarja. Loo lõpus Püha Aatuse mäe mungad laulavad mitu korda järjest. Kyrie eleison, see tähendab issand halasta või issand heida armu. Σώσον ο Θεός του ναού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ήψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων,
οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του κεκτήτορος της Αγίας Μονής ταύτης, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομαι σε μόνε πολύ ελέ, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ζωήν χαρισάμενος. Ortodoksia. Te kuulete saadet Ortodoksia. Mina olen saatejuht Kristo Parts. Tavaliselt toimub pühakuks tunnistamine või pühakuks kuulutamine aastaid pärast pühaku siit ilmast lahkumist. Kuid esineb ka üksikuid erandeid. Algusest peale on kiriku liikmed austanud pühakuid, kuid mitte teeninud. Teenitakse ainult kolmainu Jumalat. Nii ütleb 7. kogu maapealse kiriku kogu otsus. Kuid pühakuid austatakse. Igal pühakul on ka oma mälestuspäev. Tavaliselt on selleks päevaks see päev, millel pühak siinsest ilmast lahkus taevasesse ausse. Kuid suurematel pühakutel on ka mitu mälestuspäeva. Näiteks sündimist tähistav päev, surma ehk uinumispäev ja vahel ka säilmete toomise mälestuspäev. Mõnel pühakul võib olla lisaks ka mõne imeteo või mõne tähtsa sündmuse mälestuspäev. Ristimisel antakse tavaliselt ristitavale mõne pühaku nimi, et pühak teda edaspidises elus kaitseks. Selle pühaku mälestuspäev saab ühtlasi ka kristlasele nimepäevaks. Kuid kaitsepühakuid ei ole ainult inimestel. Oma kaitsepühakud on ka linnadel ja asulatel. Vahel võib mõnel linnal olla terve hulk kaitsepühakuid, kes on ühel või teisel moel selle linnaga seotud. Ζωήν χαρισάμενος. Ortodoksia. Pühakute reas esimesel kohal on kahtlemata
Jumala sünnitaja neitsi Maarja, kes on Jeesuse Kristuse ema. Ülisuurt austust neitsi Maarja vastu näitab juba see, et abi saamiseks pöörduvad kristlased kohe peale Jumala neitsi Maarja poole. Või ka see, et neitsi Maarja auks on pühitsetud hulgaliselt pühakodasid ja ka see, et kirikukalendris on tema auks suur hulk kirikupühasid, nagu näiteks Paastu Maarja päev, Rukki Maarja päev, päev, mil Jumala ema lahkus siit ilmast, või Ussi Maarja päev ehk Maarja sünnipäev, neitsi Maarja templi viimise püha ja Jumala sünnitaja üldmälestus ning veel mitmed neitsi Maarja ikoonidega seotud pühad. Järgmisena kuuluvad pühakute sekka ka inglite väed või taevaväed. Inglid on Jumala poolt loodud enne nähtava maailma loomist. Nad kiidavad ja ülistavad lakkamata Jumalat. Inglite väed jagunevad erinevateks kategooriateks, nagu peainglid, inglid, väed, keerubid, seeravid ja nii edasi. Peainglitel on ka oma mälestuspäev 8. novembril ja sel päeval tähistab kirik siis peainglite Miikaeli, Gabrieli, Rahvaeli ja kõigi ilmajõuta vägede mälestuspäeva. 3. aulisele kohale asetab kirik Kristuse eelkäija, ristija Johannese. Ta on vahendaja Vana ja Uue Testamendi vahel. 3. aulisele kohale asetab kirik Kristuse eelkäija, ristija Johannese. Ta on vahendaja Vana ja Uue Testamendi vahel. Kirik tunnistab teda kõigist prohvetitest suurimaks, sest temale ilmutati Kristuse ristimise ajal püha kolmainu suur müsteerium. Ka tema auks on kirik seadnud mitu mälestuspäeva. Üks suurim neist, mida kõik meil Eestis teavad ja suure peoga ka tähistavad, on rahvakalendri jaanipäev ehk ristija Johannese sünnipäev. Teisi tema tähtpäevi teatakse märksa vähem. Näiteks 29. augustil on Johannese surma ehk pea maharaiumise päev või 7. jaanuaril, mil on ristija Johannese üldmälestus. Kristuse apostlid on järgmine kategooria pühakute suures kooris. Nad on teistest järgnevatest pühakutest kõrgemal tasemel, sest neid valis välja Kristus ise. Nad olid Kristuse õpetuse esimesed jagajad. Nad said pühalt vaimult kõik armuanded ja nad on kiriku alusmüür. Juudas Iskarioti asemele valisid apostlid hiljem Mattiase. Peale 12 apostli omistatakse apostli nimetus ka Paulusele. Laiemasse apostlite ringi kuuluvad ka 70 apostelt. Lisaks on kirik omistanud mõnele pühakule, kes pühendasid kogu oma elu evangeeliumi kuulutustööle, tiitli apostli sarnane. Näitena siinkohal võib tuua keisri Konstantinuse ja ka slaavlaste valgustajad Kirilluse ja Metodiuse. Zoin arisamenos. Ortodoksia. Märtrid on järgmine kategooria pühakuid. Märtrid on need, kes vaatamata piinamistele ja hukkamisele tunnistasid oma usku Jumalasse. Märtrid jagunevad omakorda suurmärtrid, preesterlikud märtrid, vagad märtrid, märtrid, neitsimärtrid ja uusmärtrid. Viimased ehk uusmärtrid pärinevad Kreekas valitsenud islami ajast, aga ka näiteks Nõukogude võimu ajast eelmise sajandi algusest, mil hukati Nõukogude võimu poolt mitmeid usust mitte taganejaid. Lisaks märtritele on ka usutunnistajad. Nemad tunnistasid oma usku Jumalasse samuti nagu märtridki. Neid piinati, kuid nad ei kannatanud märtri surma.
selleks põhjuseks võis olla see, et nende piinajad ei piinanud neid nii palju, et nad oleks surnud, või lõpetati siis nende piinamine enne. Veel üks liik pühakuid on vagad. Pärast tagakiusamise aja lõppu oldi seisukohal, et vooruslik ja vaga elu Kristuses on samaväärne märterliku surmaga. Sel põhjusel kirik hakkas austama ka kõiki neid, kes paistsid silma oma voorusliku elu poolest. Enamik neist olid kas mungad, nunnad või erakud. Tuntuimad vagad on näiteks vaga Antonius Suur, vaga Pahoomius ja vaga Savas. Lisaks juba mainitud pühakute kategooriatele kuuluvad ka Vana Testamendi pühad mehed pühakute hulka. Kõik, kes elasid Messia tuleku ootuses ja lootuses, neid nimetatakse õiglasteks. Need on esiisad, prohvetid, kohtumõistjad, kuningad, aga ka Adam, Noa, Abraham, Hiob ja veel mitmed teised. Kiriku õpetuse järgi aga, nagu ka ennist mainisin, on kõik kiriku liikmed pühad. Seda küll mitte iseenesest ja omast eksistentsist, vaid Jumala armust. Ja see algkristliku kiriku tõde kehtib ka tänapäeval. Kiriku liturgia jumalateenistusel enne armulaua jagamist teatab teeniv preester: pühad annid pühadele. Pühad annid on armulaual Kristuse ihu ja veri. Ja kolmas sõna selles ütluses, pühadele, tähendab, et neid jagatakse pühadele, kelledeks on koguduse liikmed.
ζωήν χαρισάμενος. Ortodoksia. Te kuulete saadet Ortodoksia. Mina olen saatejuht Kristo Parts. Kuna eelmisel nädalal 6. oktoobril tähistas kirik Püha Apostel Tooma mälestuspäeva, siis ma räägiksin mõne sõnaga Apostel Tooma elust. Apostel Toomas sündis pühal maal, Galilea maal. Ta oli üks 12 Jeesuse Kristuse õpilasest. Johannese evangeeliumis on üks lõik sellest, kui Kristus räägib oma õpilastele öeldes: Teie teate, kuhu mina lähen ja teed teie teate. Johannese 14:4. Ja sealt edasi. Selle peale küsib Toomas temalt: Issand, meie ei tea, kuhu sina lähed ja kuidas võime meie teed teada. Kristus vastab siis oma õpilastele ja nende läbi ka meile: Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa isa juurde muidu kui minu läbi. Teine tuntud pühakirja koht Apostel Toomast on sellest, kui Kristus oli surnust üles tõusnud ja näitas ennast esiti salvitoojatele naistele, pärast 2 jüngrile tee peal ja seejärel kõigile apostlitele peale Tooma. Hiljem ütlesid teised apostlid Toomale: Me oleme issandat näinud. Aga Toomas vastas: Kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ega pane oma sõrme naelte asemeisse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu. 8 päeva pärast ilmus issand oma apostlitele taas, kui nad kõik ühes majas koos olid, ning ka apostel Toomas nendega. Ta ütleb Toomale: Vaata minu käsi ning pane oma sõrm siia ja siruta oma käsi siia ja pista see minu külje sisse ja ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas tundis nüüd suurt häbi oma uskmata meele pärast. Ta hüüdis oma südame põhjast: Minu issand ja minu Jumal. Siis ütles issand temale: Sa oled uskunud, sest sa oled mind näinud. Õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Pärast issanda taeva minemist ja pühavaimu maha tulemist heitsid pühad apostlid liisku, kuhu keegi pidi Kristuse sõna kuulutama minema. Apostel Toomale langes liisk minna Partasse, Meedasse ja Indiasse. Tal oli kahju teistest apostlitest lahkuda ja Indiasse minna, aga palve läbi sai ta issandalt kinnitust. Samal ajal tuli üks kaupmees Avan Jeruusalemma, kes otsis sealt ühte tarka meistrit, kes ehitaks Indias kuningale lossi. Apostel Toomas pakkus ennast meistriks ning nad asusid India poole teele. Tee peal ühes linnas peeti kuninglikke pulmi ning apostel Toomas ja Avan kutsuti ka pulma. Apostel tegi seal mitu imetegu ja õnnistas pruutpaari ning jutustas neile kristliku elu õpetusi. Viimaks pika teekonna järel jõudsid apostel Toomas ja kaupmees Avan kuninga juurde, kes otsis ehitusmeistrit, et lasta lossi ehitada. Nad võtsid lossi ehitamise tarbeks kuninga käest raha. Kuid mida tegi apostel Toomas selle rahaga? Ta jagas selle raha vaestele ja vigastele ning ise kuulutas hoolega Jumala sõna. Ta teadis, et ta sel viisil võib kuninga, kes teda oli kutsunud tõe poole, pöörata. Kui kuningas tema teost teada sai, laskis ta apostli vangitorni heita. Kuid see vangipõli ei kestnud kaua. Kuninga vend jäi raskelt haigeks ning teda arvati juba surnud olevat. Kuid äkki sai ta terveks ja kuulutas, et Jumal oli talle ühes nägemuses näidanud seda koda, mida apostel temale lossi asemel valmistab.
sellest nägemusest liigutatud olevat, palus ta kuningat Apostel lahti lasta. Mõlemad mehed heitsid Apostel Tooma jalge ette maha ja palusid enestele ristiusu seadust õpetada. Nad lasksid end ristida ja leidsid oma vaga elu läbi enestele eluasemed taevakodades. Pärast seda käis Apostel Toomas Jeruusalemmas Jumala sünnitaja neitsi Maarja matusel, kuhu ta aga jõudis hilinemisega ja selleks ajaks oli Kristuse ema nii hing kui ihu taevasse võetud. Apostel Toomas pöördus tagasi Indiasse ning jätkas armuõpetuse kuulutamist. Ühes teises linnas pööras ta palju inimesi issanda poole. Nende viimaste seas oli ka sealse kuninga abikaasa Miktoonia õetütar. Ka kuningaproua ise ihaldas apostli jutlust kuulata. Ta pani endale lihtsad riided selga ja käis rahva seas Apostel Tooma jutlust kuulamas. Ta hakkas teist elu elama ja jättis paganlikud rõõmud maha. Kui kuningas nägi oma abikaasa niisugust ümberpöördumist, siis lasi ta kutsuda oma abikaasa õe, et too teda endisesse ellu tagasi meelitaks. Kuid mõlemad õed said apostli poolt ristitud. Varsti ristis apostel ka kuninga poja ära. Siis käskis kuningas Apostel Tooma kinni võtta ja teda hirmsasti piinata. Aga issand vähendas imelikul viisil tema vaevu. Tuliseks aetud raudlattide alla, kuhu peale apostel pandi, ilmus vesi ja jahutas need raudlatid ära. Püha apostel tuli vigasaamatu tulisest ahjust välja ning viimaks sulas pagana jumala kuju ise apostli ees ära. Siis käskis kuningas teda linnast välja viia ja ära hukata. Apostli järel käisid ka äsja ristitud nii kuningapoeg Asan kui ka kuninga nõuandja Sivorus. Kui nad hukkamispaika jõudsid, siis palus apostel Toomas, et tal lubatakse veidi aega palvetada. Pärast palvetamist õnnistas ta Sivoruse preestriks ja Asani diakoniks. Seejärel surmati apostel Toomas odaga. Ta järgijad matsid ta palvega maha. Kuningas, kes püha apostli surmata laskis, pöördus varsti ka ise Kristuse poole. Ta sai usklikuks oma poja imeliku terveks saamise pärast. Püha apostel Tooma ihu sai pärast Mesopotaamia maale viidud, aga selle koha peal, kuhu ta enne oli maha maetud, sündisid kaua aega pärast seda mitmed imelikud asjad. Niisugune oli sissejuhatus Pühakute loo saatesarja. Nüüd veidi muusikat ja siis räägib teile preester Jüri Ilves Õigeusu Kiriku muusikast. Tänan teid kuulamast. Mina olin saatejuht Kristo Parts. Kohtumiseni. Ortodoksia. Juhatades sisse uue saatesarja muusikalist osa, räägime täna kellamängust. Kellamäng omab kirikutraditsioonis olulist ja mõtestatud tähendust. See on tegevus, kus ei toimu midagi juhuslikku, vaid kõik on täpselt paika pandud. Eelkõige on kellamäng ülistus kolmainu Jumalale, sest kella õõnsus sümboliseerib jutlustaja suud ja kellatila jutlustaja keelt. Vanimad teated kirikukelladest pärinevad juba 6. sajandist. Kirikukellade piibellikuks eeskujuks on Moosese valmistatud hõbepasunad, mida kasutati koguduse kokkukutsumiseks. Kirikusse kutsuv kell peaks kõlama nii kaua, kui kirikusse mineja jõuab lugeda 51. psalmi. Kuulame piduliku kellamängu Tartu Pühade Aleksandrite kiriku kelladel.
Kristliku idakiriku traditsioonis on rõhk kellade harmoonial ja eri rütmidel, mis piirkonniti erinevad. Lääne kiriku kellamängu iseloomustab ühehäälsus. Peamine erinevus ida ja lääne kellade vahel seisneb selles, et idakirikus lüüakse kella tilaga, lääne kirikus aga kelli kõigutatakse. Idakirikute kellamäng võib koosneda kuni 20 kellast, millest suurim kaalub 10 tonne. Arusaadavalt vajatakse selliste kellamängude juurde mitut kellameest, kellest osa mängis korraga mitut väiksemat kella, mõnel oli lüüa üks suur kell. Selline mäng vajab head koostööd ja rütmitunnet. Tavalises koguduses on mängija kasutuses 3–6 kella, mida ta mängib üksinda oskuslikult seatud nööride abil. Kellamängu tüüpe on erinevaid. Kellad kutsuvad jumalateenistusele ja lõpetavad selle. Ka liturgia keskel, andide pühitsuse eel lüüakse kella. Pühapäevasel teenistusel ja suurtel pühadel lüüakse pidulikku kellamängu, mis eeldab muidugi mitme kella olemasolu. Kelli lüüakse pidulikult ka siis, kui saabub kirikupea, patriarh, metropoliit või kohalik piiskop. Kelladel on ka teraapiline mõju. Vanadel aegadel kasutati seda meetodit psüühiliselt haigete inimeste ravis. Haige pandi suure kella alla istuma ja tema pea kohal löödi kella. Kella löömisel on piirkonniti välja kujunenud erinevad tavad ja reeglid. Kreekas on omad tavad ja Venemaal omad. Neid tavasid ja oskusi pärandatakse edasi põlvest põlve läbi praktilise tegevuse ja õpetuse. Kõrvuti kellamänguga eksisteerib ka lokulaua traditsioon, seda eriti Kreeka kloostrites. Lokulaud äratab kloostri rahva palvele ja kutsub vajadusel kokku. Lõpetuseks kuulame hommikuäratust Püha Maarja Magdalena kloostris Kreekas.
αγωνιζάμενος. Ortodoksia.